Tere! Seekord tahan rääkida ühest juhatuse liikmele ohtlikust olukorrast, mida tavaliselt ei teata või vähemalt ei osata sellega arvestada. Nimelt peab juhatuse liige esitama kohtule viivituseta pankrotiavalduse, kui ühing on maksejõuetu. Ja edasi ütleb seadus, et peale maksejõuetuse ilmnemist ei tohi juhatus teha ühingu arvelt makseid, välja arvatud need, mis on kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega, ja teiseks, et juhatuse liige vastutab pankrotiavalduse esitamisega viivitusest tekkinud kahju eest. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kohtu kaudu võib juhatuse liikmelt tagasi küsida kõik need summad, mida tema on siis ühingu arvelt üle kandnud pärast maksejõuetuse ilmnemist ja mis ei olnud hädavajalikud näiteks võlausaldajate huvides, ja teiseks võrreldakse kahte olukorda, et kui palju oleks võlausaldajad oma raha tagasi saanud siis, kui avaldus oleks esitatud õigel ajal, ja kui palju nad said siis, kui lõpuks ühing läks pankrotti, ja vot selle vahe peab juhatuse liige kinni maksma. Kuulake meid jälle järgmine nädal.